Te kuulate Change Partnersi podcasti Muudatuste stuudio. Külaliste abiga avame muudatuste juhtimise olemust ning sellega seotud väljakutseid. Tere tulemast kõigile muudatuste klubi liikmetele ja huvilistele. Mina olen Magnus Illermaa Change Partnersist ja täna on meil teemaks, kuidas muuta 1000 inimese harjumusi. Ja külaliseks on täna Enefitist Nikita Skisko, kes siis on digitaalse töökoha valdkonna juht. Ja enne veel, kui ma annan Nikitale sõna, siis kõigil osalejatel palun julgelt kirjutada oma küsimused Q&A või siis eesti keeles K ja V sektsiooni alla ja need me saame nii-öelda intervjuu lõpus siis Nikitalt ka ära küsida. Aga kõigepealt ma annaks siis sõna Nikitale enda tutvustamiseks, et räägi lühidalt, mis sinu roll on Enefitis ja mis see 1000 inimese harjumuse muutmine on, millest me täna rääkima hakkame. Tere! Mina olin umbes 10 aastat seotud finantsmaailmaga, et siis töötasin sellistes organisatsioonides nagu Swedbank, Deloitte erinevatel positsioonidel. Ja siis 8 aastat tagasi liitusin Enefitiga. Kõigepealt olin Office 365 projektijuht ja minu jaoks siis see oli väga suur muudatus, et oli vaja siis hakata juurutama suurt tehnoloogiat üle kogu kontserni. Seejärel me saime aru, et meil on vaja natuke laiendada skoopi, tegemist ei ole ajutise projektiga, et on vaja leida omanikuga erinevatele teenustele, meil puudub äriesindaja, näiteks printimine, seadmed, arvutiseadmed ja teised teenused. Nii sündiski digitaalse töökoha teenuse omaniku roll. Ja siis 1,5 aastat ma olen juba valdkonna juhi rollis, et kõik need inimesed, kellega ma töötasin virtuaalse meeskonnana, on nüüd siis ühes valdkonnas ja tegutseme selle nimel, et pakkuda ägedaid töövahendid inimestele, ja siis selle raames tulebki muuta inimeste harjumusi. Meie tegelikult kohtusimegi siis 7-8 aastat tagasi, kui see projekt algas, ma mäletan seda väga hästi ja minu jaoks oli nii-öelda natuke nagu silmiava projekt, kuna Eesti mastaabis ikkagi tegemist on ühe suurima ettevõttega ja see põhjalikkus, kuidas seda projekti tehti, oli mulle ka nagu väga muljet avaldav tol hetkel. Aga miks üldse kuidas Enefit jõudis selle otsuseni, miks üldse kasutusele võtta Office 365 ja mis ärilist valu kohta see muudatus pidi kõnetama? 8 aastat tagasi, kui mina liitusin Enefitiga, siis olukord oli selline, et kui sa tahad partneritega näiteks teha koosolekut, siis sa pead kasutama Skype'i koos erakasutaja nimega, siis me ei kasutanud tol hetkel Outlooki, meil oli siis selline rakendus nagu IBM Domino Lotus Notes. See töötas, aga see ei olnud kõik kasutajasõbralikum ja siis me ei saanud ka teha dokumentidega koostööd selliselt, nagu täna saab teha. Ehk siis neid valukohti oli päris palju ja lisaks, kuna Enefit on üsna hajutatud Eesti mastaabis, et meil on tootmine Ida-Virumaal, meil on Elektrilevi, mis on esindatud üle Eesti, et siis inimesed pidid palju reisima, et siis kui me alustasime seda projekti, siis me panime ka kirja, et mis on need peamised fookused meie jaoks, kus me näeme tasuvust ja siis jälgisime hiljem kõiki neid meetrikuid, et need saaksid täidetud ja tegelikult me üldasime need kordades. Et eks siis see, mida me kujutasime ette, et miks me algatasime seda projekti on lõppkokkuvõttes osutunud palju väärtuslikum kontserni jaoks, kui me algselt arvasime.
no selliseid muudatusi või sellist tulemust on alati nagu rõõm kuulda, et kui tulemused ületavad ootuseid. Aga räägi natuke, et mis oli sinu roll nende muudatuste elluviimisel ja kas see oli midagi, mida sa seal tegid üksi üle kontserni või oli sul meeskond, kes sind toetas? Üksi sellist asja teha ei ole võimalik. Et muidugi mul oli tore meeskond, kellega koos seda teha. Et kõigepealt, kui mina liitusin, siis ma olin äriprojekti juht. Ma otsusin kogu selle programmi eest, seda võib nimetada programmiks, sellepärast et see koosnes mitmes etapist ja lisaks sellele, et oli vaja juurutada need uued töövahendid, oli vaja ka loobuda vanast IBM platvormist. Seal oli meil 500 rakendust, 150 olid sellised, mida inimesed tihti kasutasid ja siis ülejäänud olid lihtsamad. Ja siis minu roll seisneski selles, et ma pidin vedama programmi, ma pidin ka siis planeerima seda muudatust, siis olin kõneisik, vastasin tähtaegade eest ja eks siis minu roll oligi seda muudatust ellu viia. Aga mind toetasid väga paljud inimesed. Kui sa nüüd mõtled nii-öelda, see on täna meil hästi hea võimalus natuke nagu tagasi vaadata ja see projekt on nii-öelda tõenäoliselt võiks öelda, et läbi tänaseks. Ei, mitte päris, okei. Et seda saab veel täpsustada võib-olla, aga kuidas sa ühe lausega võtaksid kokku, et mis on olnud selle teekonna võib-olla sellest otsusest juurutuse lõpuni? No see oli intensiivne. See oli kogemusrohke periood ja ta muudis kogu organisatsiooni töökultuuri. Okei. Kõlab nagu põnev projekt. Räägiks natuke väljakutsetest, et kui me räägime muudatust, mis puudutavad eesliini töötajaid, siis tihti nii-öelda need töötajad jäävad nii-öelda strateegilist otsustest kaugele ja nad ei usalda nagu pimesi kõike, mis ülevalt nii-öelda kommunikeeritakse. Kuidas sa nagu tajusid seda inimeste meelestatust projekti alguses ja mis aitas neid võib-olla veenda selle muudatusega kaasa tulema? Meil on, see projekt oli jaotatud mitmeks etapiks. Ja kõigepealt fookuses oli 3000 töötajad. Kokku kontsernis oli tol hetkel, ma arvan, umbes 5000, ka täna on 5000. Ja siis 3000 olid eelkõige arvutikasutajad. Nii et mitte arvutikasutajad olid liitunud hiljem ja siis see ongi see põhjus, miks ma ütlen, et see ei ole projekt ei ole lõpuni tehtud, sest mulle tundub, et on veel asju, mida teha, et see ei ole üldse nagu kogu aeg tuleb uus tehnoloogiat juurde, et on kogu aeg midagi juurutada selles maailmas. Ja siis me võtsime, kui rääkida sellest suurtest blokkidest, siis kõigepealt Outlook, seejärel SharePoint, kaugtöö, erinevad need lahendused, et sa saad mobiilist kasutada, pluss, et see oli siis selline esimene suur plokk. Siis, kui algselt me võtsime kasutusele Skype for Businessi, siis me pärast pidime võtma kasutusele Teamsi. Siis see oli ka päris suure ettevalmistusega tegevus ja suunatud oli ka arvutikasutajatele. Ja siis nüüd kolmas selline suur etapp oligi mitte arvutikasutajad. Kui vastata sinu küsimusele, siis siin me lähenesime teistmoodi kui eelmistel etappidel. Esiteks oli juba natuke rohkem kogemusi, et kuidas seda teha. Teiseks me nägime, et seal on vaja teistmoodi läheneda, sest need, keda inimesed kuulavad, on eelkõige juhid
või siis inimesed, kellega koos nad teevad tööd. Ja selles projektis me alustasimegi juhtidest. Põhimõtteliselt me tegime kõigepealt workshopid juhtidega, et aru saada, mis need valukohad on. Seejärel need samad juhid tulid sellisele koolitusele, kus nad pidid lihtsalt paberil kirjutama, mismoodi nad tahaks, et enda meeskonnad Teamsis luua, et oleks läbi mõeldud, vot selles kanalis meil tulevad sellised vestlused või siis me lahendame sellised ärilised probleemid. Selle kanali eest vastutab see ja see inimene. Ja siis pärast, kui juhid läksid tagasi, siis neil oligi kodutöö, et see tiim luua, pluss määrata omanikud, need olid eelkõige siis järgmise leveli juhid. Ja siis järgmise etapina me tegime siis järgmise leveli juhtidele siis eraldi koolituse ja see koolituse sisu oli natukene teistsugune, sest meie ootus oli, et inimesed oleks õpetanud, kuidas kasutada Teamsi ja kuidas installida Teamsi seadmesse mittearvuti kasutajate poolt. Ja me ei rääkinud praegu palju sellest esimestest etappidest, aga minu meelest see oli päris hästi läbi viidud muudatuste juhtimise vaatenurgast, sest seal oli kõik etapid läbitud by the book ja kui ülejäänud kontsernis ma tunnen, et meil ei ole hästi omaks võetud kanalid, siis seal on hoopis teistpidi, et siis see ikkagi aitas ja täna inimesed on õnnelikud selle üle. Mul siin meenub üks tagasiside, et kui ma mäletan, kas see oli HR inimene või inimene, siis ta kohtus poes mitu arvuti kasutajaga ja siis ta andis tagasiside. Tead, see Teams on nii äge, et ma saan teada, et millal ma saan rahulikult kalale minna. Sest vaata, kui sul on info kuskil stendil, et paberina ja graafikud muutuvad, inimesed jäävad haigeks, mis iganes, juht võib sulle helistada, aga siis oli info kohe sul alati up to date kanalis ja siis see oli see, mida me ei osanud arvata, et mis see mõju on, aga tegelikult see mõju on hoopis isiklikule elule, et inimesed saavad rahulikult planeerida oma tööaega. Jah, kui sa seda räägid, siis ma mäletan ka, kuidas me käisime nii-öelda seal Ida-Virumaal ja kui sa ise oled töötanud või kui mina olen töötanud kogu aeg sellise kontoritööl, siis on jube raske on panna ennast nii-öelda sellise täiesti teise rolli inimese nagu kingadesse ja näha seda maailma ja seda muutust läbi nende silmade. Aga see kohalolu väga hästi tõi mind nagu sinna ka nagu seda arusaama nagu kohale mulle, et mida see tegelikult tähendab ja kui oluline või kui teistsugune või mis kogemus nendel inimestel üldse on, millega nad sinna nagu selle muudatuse teekonnale lähevad. Et kui rääkida vigadest, siis esimeses etapis, kuigi meil oli päris äge roadshow tehtud, et ma arvan, seda roadshow'd tuleb planeerida vastavalt sihtgrupile. Ja siis roadshow mõte oli siis Atkari mudeli järgi, et awareness tekitada ja ka desire, et siis me sinuga koos näitasime ägedat videot, kuidas HoloLensiga saab lifte remontida. Aga tegelikult, ma arvan, et see tekitas huvi lahenduste vastu ja ka näitasime siis kuidas saab mugavalt koostööd teha. Tegelikult see oli kasulik. Aga see kontekst mitte arvuti kasutajate jaoks oli ikkagi väga kaugel, et siis
jah, et seda siis me parandasime järgmistel etappidel. Jah, ma seda tajusin ka, et kui me sinna läksime, siis me tulime teisest maailmast ja teise, ongi teise taustaga ja siis seal kohapeal nii-öelda tekkis parem ettekujutus, mida tegelikult need inimesed nagu ootaksid või kuidas neid kõnetada. Mis väljakutsed teil olid juhtide tasandil, ja kuidas te need ületasite, kui seal oli nii-öelda väljakutseid? Kui me alustasime seda projekti, siis me võtsime selle Atkari mudeli ette ja iga tähe järgi me panime mingid tegevused. No, näiteks alguses oli vaja tekitada awareness ja desire, siis me panime, et teeme juhatuse esimene video, kus ta tutvustab, et miks see muudatus on vajalik. Siis oligi planeeritud see roadshow, kommunikatsioon, kirjalik kommunikatsioon kasutajatele. Ja selle raames me tegelikult korjasime juhtidelt infot, et kes on nende valdkondade esindajad. Meil oli moodustatud äriesindajate töögrupp, et me saaksime kiiresti jagada infot valdkondadega ja siis lisaks me saaksime ka korjata kiiresti infot tagasisidet valdkondadelt. Ja need olid ka meie jaoks piloodid, sest kõik äriesindajad olid ka pilootidena esindatud. Äriesindajad, praegu täpselt numbrid ei ütle, aga ütleme mingi kuni 20 inimest. Ja siis piloote meil oli esimeses etapis 150. Nii et see oli siis meil võimalus kaasata operatiivselt juhte. Ja ma ütleks, et meil oli keeruline seda juhtide tasandil ellu viia, sest inimesed on ikkagi juba varasemalt töötanud teistes organisatsioonides, kus Outlook ja SharePoint ja kõik need teised lahendused töötasid. Nii et pigem inimesed võtsid seda positiivselt. Aga kus oli vaja rohkem muudatusi, oli põhimõtteliselt inimestel oli vaja migreerida failid kas võrguketast SharePointi või siis võtta mingit, muuta näiteks harjumus, mitte saata attachment'eid, et manuste saatmine, me pidime selgitama, et mis on need plussid ja miinused. Okei. Kui me nüüd mõtleme natuke selle kommunikatsiooni ja kaasamise peale, siis sa ütlesid, et te tegite juhatuse esimesega video, et kui suurt tuge sa nagu tunned, et te saite nii-öelda tippjuhtkonnalt ja võib-olla teistelt nende muutuse sponsoritelt või kes olid nii-öelda need mõjuisikud teie ettevõttes? See tugi oli väga suur. Ja vahest see väljendus ka võib-olla sellistest pisidetailidest, mis aitasid reinforce seda sõnumid. Et kui näiteks mäletan ühte konverentsi, meil konverentsile tuli Microsofti direktor, kes rääkis oma seal kogemusest või jagas kogemuse mitte puudutatud M365-ga, ehk siis selle platvormiga või üleüldiselt. Aga vaata, kui Microsofti inimesed tulevad, siis ka nemad jagavad midagi, kuidas nad tööd teevad ja kuidas need tehnoloogiad aitavad töökultuuri muuta. Ja see sõnum oli kõikidele juhtidele kontsernis. Nii et kuigi see ei olnud üldse meie muudatuste juhtimise kavas, aga sellised pisidetailid olid olulised. Hiljem, kui näiteks me
juurutasime virtuaalsed koosolekuid, siis juhatuse esimees kohe ütles, et teeme kohe järgmise laivi nüüd uutmoodi. Okay. Et me ei jõudnud isegi korralikult seda testida, et siis oligi juba järgmine live 1000 inimestega selle uue platvormi peal. Okay. Ehk siis nii-öelda sellise tippjuhtide buy-in tuli nagu lihtsalt sellele muutusele? Minu meelest küll, jah. Ja kui oluliseks sa võib-olla pead seda selle nagu projekti edukuse saavutamisel? See on väga tähtis. See on üks tähtsamatest asjadest, et oleks tippjuhtide buy-in ja ma arvan, et sul on võimalik hakkama saada, kui tippjuhid ei toeta, aga lihtsalt see võtab palju rohkem aega. Ja siis erinevatel tasanditel ei pruugi sa saavutada soovitud tulemust. Mu enda kogemus on ka, et kui et kõike saab teha ka teistmoodi, aga lihtsalt läheb rohkem aega ja mõju on väiksem. Aga päris tegemata ei jää. Kas teil olid veel mingid kommunikatsioonikanaleid, mida te kasutasite peale selle nii-öelda tippjuhtide sõnumite ja selle konverentsi, millest sa rääkisid? Neid oli erinevaid. Videod, koolitused, meilid, plakatid, tassid, isegi kommid. Selles mõttes me kasutasime kõike, mida oli mõistlik ja kasutada, et sõnumit edasi viia. Näiteks need tassid, siin olid selline mõte, et piloodid said koolituse. Kuidas sa saad teada, et kes need piloodid on. Et siis me muidugi võimalik ripata plakatid, aga siis me jagasime tasse, nimelisi tasse, kus oli kirjas, et piloot Nikita näiteks. Ja siis kohvinurgas ongi hea alustada seda juttu, ja, et mis piloot sa oled. Sina oledki see piloot. Jah. Okei, väga äge mõte, et kuidas neid ära tuvastada nii-öelda sealt koridori pealt ja nööbis kinni võtta. Kuidas te jõudsite oma sõnumitega nii-öelda nende mittearvuti kasutajateni? No see oligi juhtide kaudu. Ja hiljem, kui sai juba loodud need tiimid, siis meil on mittearvuti kasutajatel on esindatud kõige rohkem Ida-Virumaal. Ja siis Ida-Virumaal on eraldi selline Ida-Virumaa Teams. Me ei kasuta Jammerit või uue nimetusega seda Viva Engage'i, vaid me siis sotsiaalvõrgustikku, vaid meil ongi Teams kasutusel selle jaoks, et jagada uudised ja see on päris hea kogukond, kus inimesed saavad infod. Kasutasime seda kanalit ja ma arvan, rohkem ei olnudki mittearvuti kasutajate puhul. Et põhiline oli juhid, plakatid, siis Teams, videod. Kas sa tunned, et see kommunikatsioon neile nii-öelda nende kanalite kaudu oli piisav? Jah. Oli? Okei. Kui nüüd rääkida natuke nii-öelda selle Atkari järgmises sammus, siis ütleme, võtame selle koolitus ja võimekus, siis kuidas te aitasite inimestel oma teadmistega jõuda sinna, et neil oleksid vajalikud teadmised ja hiljem võib-olla oskused, et seda süsteemi kasutada? Ikkagi koolituste kaudu ja need koolitused olid kõik kontserni töötajad said osaleda koolitustel. Siin täna tagantjärgi mõeldes, et ma võib-olla läheneksin selliselt, et salvestaksin lühikesed videod. Et täna see on eriti lihtne, sest on erinevad AI-lahendused olemas. Et ma just olin ühel konverentsil, kus Rootsi ettevõte jagas oma kogemust. Neil on näiteks SharePointi ja OneDrive'i erinevate nende toodete jaoks eraldi lähed
ja siis põhimõte on selline, et üks video maksimum 3 minutit ja siis on selgitatud, mis selle video sisu on. Ja sellised videosid on, ütleme, mingi 20 või 30 tükki iga töövahendi kohta. No ja siis see lihtsustab nii helpdeski tööd, see on ka inimestele lihtsam sellist teadmisi omandada, et võib-olla sa juba tead kõike, aga vot seda ühte konkreetset punkti sa ei tea. Ja siis minu arust see töötab väga hästi. Kuigi, noh, meie puhul, miks me otsustasime koolituste kasuks, meil inimesed töötavad päris pikalt organisatsioonis ja tol hetkel rohkem kui 60% inimestest ei ole kunagi varem kasutanud Outlooki ja need kaasaegseid Microsofti töövahendid. Nii et see oli nende jaoks siis suur muudatus ja seetõttu me arvasime, et on koolitus hea viis, kuidas seda muudatust nendeni või need teadmised nendeni viia. Kui sa nüüd tagasi mõtled, et siis kas need koolitused ja see nii-öelda, kas see tagas nagu piisavad teadmised või oleks võinud midagi teistmoodi teha? Ma arvan, see oli piisav, et alustada tööd, no eriti Outlooki, vaata see tegelikult, ega sul ei ole vaja muudatust Outlooki jaoks. See on umbes nii, et kui suvel sa juurutad töövahendi puhkuste vormistamiseks, et selles mõttes inimesed noh, nad peavad tööd tegema, nad peavad puhkusel käima ja siis nad leiavad selle võimaluse. Leiavad aega ja kõik, et need teadmised omandada. Pigem minu silmis, et see muudatus on vajalik eelkõige selliste töövahendite puhul, kus on sul rohkem valikuid. Kas sa kasutad võrguketet, kas sa salvestad faile arvutisse, OneDrive'i, SharePointi, tagajärjed on väga erinevad. Ja seal sa peadki inimesi õpetama ja siis rohkem selgitama, mis on need erinevate lahenduse eripärad. Ja muidugi muudatusi on vaja ka sellepärast, et see õppimiskõver ja tahe need teadmised omandada oleks, inimestel oleks lihtsam. Kui nad saavad aru, et okei, meil tuleb homme Outlook, siis siin see töö käib niimoodi, sest nad on juba ette valmistatud, et nad peavad midagi teistmoodi tegema, et siis frustratsiooni kas ei ole või on vähem, jah. Okei. Teie puhul muidugi ma saan aru, seda keerukust lisab veel ka mitmekeelsus. Et kui palju sa tajusid, et see tekitas niisugust nagu lisatööd või kuidas te adresseerisite seda? Tegime rohkem tööd. See oli meie huvides, et inimesed võtaks, et need muudatused vastu ja seetõttu meil oligi kommunikatsioon tehtud 3 keeles. Ja ka praegu, ma arvan, me teeksime seda 3 keeles. Sest emakeeles, kui inimesed kas lugevad näiteks e-kirja, ilmselt see protsent, mida nad loevad sealt välja, on suurem kui võõrkeeles. Okei. Ehk siis see tähendas, et suure osa kommunikatsiooni tegite 3-kordselt nii-öelda igas keeles? Jah. Okay. Videote puhul mõned videod olid subtiitritega. Okay. Aga koolitused olid ikkagi 3 keeles. Mis oli võib-olla teil siuke kõige suurem üllatus, mis tuli pärast Go Live'i, et kas seal ilmnes mingeid siukseid väljakutseid teadmiste või oskuste osas, et mida te siis vaatasite, et oi, seda oleks pidanud ka adresseerima või ei olnud siukest asja?
kui me juurutasime Microsoft Teamsi, siis ajalugu oli selline, et kõigepealt võtsime Skype'i kasutusele ja pärast oli vaja, et võib-olla 2 aastat hiljem juurutada Teamsi. Ja meie fookus oli chatide peale, sest chatid olid mugavamad, selles mõttes seal ajalugu säilis ja GIF-i sai kasutada mingeid muid sellised emotsioone ja et ta oli parem kui Skype for Business. Praegu isegi kõik need feature'id ei tule meelde, aga nad parem. Ja selle kaudu oli väga lihtne seda muudatust ellu viia. Aga tagajärg oli see, et siiamaani me kasutame chatte. et kui siin muidugi võib vaielda sel teemal, et kumb on parem, kas kanalid või chat, et inimestel ongi eri arvamus sel teemal. Ja lihtsalt kui täna tahaksime kanalit uuesti esile tuua, et siis see on juba raske. Et võib-olla tol hetkel me pidime üldse alustama sellest, et me juurutame Teamsi ainult kanalitega ja siis chatid tuleksid hiljem. Et iga sihuke nii-öelda jah, ma sellest on täiesti aru, kuna see kanalite metoodika on seal täiesti nii-öelda teistsugune võrreldes selle chatiga, mis on igal pool mujal nagu hästi sarnane kogemus, et see kindlasti alguses inimestel on nagu raskemini mõistetav, et miks see peaks olema parem, et tekitab segadust. Kui need inimesed, ütleme, et kui me mõtleme nüüd selle olukorra peale, kus me siin selles projektis tagasivaadetes oleme, kommunikatsioon on tehtud, koolitused on tehtud, inimesed nii-öelda kasutavad neid asju, siis kuidas te tagasite, et nad ei liiguks nagu kas nende vanade tööviiside juurde või vanade harjumuste juurde nagu tagasi, või et ei tuleks nagu teisi, tihtipeale on nii-öelda shadow IT, ma ei tea, et meil siin töö Skype pandi kinni, teeme siin oma Skype'is oma chati ja räägime seal edasi, et kuidas see seda sellest me ei rääkinud täna, aga me väga aktiivselt mõõtsime kasutust. Sest tasuvus oli seotud kasutusega. Kui sa juurutad ükskõik missugust lahendust, siis kui inimesed ei kasuta, siis sa lihtsalt maksad. Nii et siin oligi vaja mõõta ja kui me nägime, meil algusest näiteks OneDrive'i panime tööle, piloodid kasutavad, kõik on tore, aga oli vaja midagi kuidagi forceida seda, et siis oleks kasutus suurem. No siis me migreerisime need võrgukettastel need isiklikud tööfailid OneDrive'i. Siis seejärel panime sünkima desktopi. Siis muidugi olid ka spetsiaalsed koolitused paralleelselt tehtud. Ja ka siiamaani teeme koolitusi inimestele ja kogu kontsernile kui ka erinevatele meeskondadele, et rõhutada, miks on vaja teistmoodi tööd teha. Aga pärast, kui sul on juba saavutatud mingi threshold, ütleme mingi 60-70%, siis pärast on juba üsna lihtne, et teised võtavad need teiste inimeste harjumusi, justkui nagu see ongi uus standard, kuidas tööd teha. Täna sa ei pea inimestele selgitama, et pane Teamsi link koosolekute juurde, kuigi täna meil see käib automaatselt, aga selles mõttes on ka selline aeg oli, et kui oli vaja selgitada inimestele, pärast see tuli väga lihtsasti. Ja siis kõige parem, kui see reinforcement tuleb mitte lihtsalt koolituste näol, vaid kui see reinforcement tuleb läbi reaalse elu.
et kui rääkida koosolekutest, siis me varustasime kõik meie ruumid Teams Room seadmetega ja muidugi see oli väga hästi omaks võetud, et inimesed ei pidanud laua alla ronima, et kontrollida mingit kaableid, et lihtsalt nupp liitu ja siis inimesed näevad kohe väärtust ja kui nad näevad väärtust, siis nad kohe juba hakkavad kõikidele koosolekutele ka igaks juhuks lisama Teamsi linki ja kui sa lisad Teamsi linke, siis need inimesed, kes teevad kaugtööd, saavad osaleda koosolekutel virtuaalselt, sest ka see oli mingi hetk probleem, et koosolekud tehakse kontoris ja need, kes tahavad virtuaalselt osaleda, et siis neil ei ole just nagu võimalus, sest linki ei ole, peab siis võtma ühendust inimesega, et kuule, pane link juurde, et täna seda probleemi nagu nii, ma arvan, paljudel ei ole, et sest Microsoft muutis süsteemi, aga tol hetkel me tegelesime siis selliste muudatustega ka. Kui sa nüüd tagasi mõtled kogu selle teekonna peale, siis mida sa alustaksid, ütleme, kui sa alustaksid täna nullist, lähed ma ei tea, Euroopa suurde energiafirmasse, kes on Lotus Notesi peal ja siis hakkad juurutama Office 365, mida sa teistmoodi teeksid? No kõigepealt ma alustaksin Outlookist, ma arvan, et selles mõttes siin ei ole varianti, et ma kiiremini paneksin alternatiivid kinni. Sest me oleme liiga pikaks jätnud valikuvõimalusi. Ja ka siiamaani mõned eksisteerivad, millega me püüame täna tegeleda. Ja teiseks ma ilmselt rohkem paneksin rõhku governance'i peale, see ei puuduta tegelikult muudatuste juhtimist, see on rohkem need mängureeglid, et kuidas on võimalik erinevaid lahendusi kasutada, et inimeste jaoks oleks läbipaistev ja arusaadav, et mis neilt oodatakse, et muudatuste juhtimise vaatenurgast videos, et ma juba mainisin, et täna see on hea viis, kuidas inimesi õpetada. Täna me uurime ka lahendusi, kuidas tõlkida tekst või tegelikult tõlkida häält AI-ga selliselt, et AI hääl olekski kohe vahet ei ole, mis keeles, et kas Läti, Leedu või mingid teised riigid. Et täna meie jaoks on tähtis ja eriti kui sa ütled selline suur ettevõte, see ongi oluline, et ka need koolitused oleksid kohalikus keeles toimetada inimesteni. Ja siis üks oluline osa on pilootide kaasamine. Et kui alguses suure hurraaga tegeme ära selle pilootide kampaania, siis nende erinevate initsiatiivide vahel tekib mingi paus. Ja esiteks inimesed vahetuvad organisatsioonis, teiseks kui sa tegeled väga aktiivselt 100% mingi muu asjaga, siis see kogukond jääb tähelepanuta. Ja meid segas ka see, et me tahtsime seda teha liiga korralikult. Et esiteks 3 keeles, suure ettevalmistusega, täna ma ei teeks nii. Et täna valiks kas keele osas, kas teeks inglise keeles ja täna on ka näiteks subtiitrid olemas, et inimesed saavad lugeda. See on juba selline default lahendus Microsofti puhul, et siin on lihtne. Ja teiseks ma ei
panustaks nii palju ettevalmistusele. Lihtsalt täna tuleb Magnus, räägib, kuidas ta kasutab seda arvutit või seda lahendust ja lihtsalt küsimused, vastused ja siis inimesed saavad õppida, need, kes tahavad. et see sisu nii-öelda sihuke lihvitus ei ole nii oluline, Jah. pigem on see, et lihtsalt seda tuleb anda ette. Jah. Okei. Ma tuletan võib-olla kuulajatele meelde ka, et kellel on küsimusi tekkinud, siis pange need küsimused palun kirja. Siin hetk tagasi ühtegi küsimust veel ei olnud, aga me vaikselt hakkame oma tänast ettekannet kokku tõmbama, et kui küsimusi ei ole, siis ma hetkel küsin veel ise paar küsimust. Kui sa mõtled sihukestele võib-olla põnevatele lugudele, et tagasi mõeldes, üks nagu hea näide oli see võib-olla see HoloLensiga sinna Ida-Virumaale minek, mis oli sihuke hea ei olnud võib-olla päris täkkesse, aga kas on veel mingeid siukseid asju, mis paneb täna nagu muigama, et mis tagasi vaates võib-olla oleks võinud olla teisiti või sihuke nagu pole tore meenutus? Ma arvan, see HoloLensi näide on kõige parem, sest töölised nad tehases, nad tahavad konkreetsust, et mis juhtub homme. Et kuidas minu elu paremaks läheb. Ja pole mõtet rääkida vahtu sinna juurde ajada. et see on esimene asi, mis kohe pähe tuleb. Et hoida asjad nagu lihtsa ja konkreetsena. Jah. Okei. Mis sa võib-olla soovitaksid nii-öelda, kui nüüd täna meid kuulavad siin mitmed ettevõtted ja nad mõtlevad, et meil on ka ju need töövahendid ja me juurutame neid, et mis sa neile kaasa annaksid, et kuidas oleks need, või mis oleks need võib-olla 2-3 nagu põhiasja, mis ütleksid, et näed, fokusseerige nendele, et see tagab teile edu? No üks aspekt, mis mind aitas, oli see, et kui ma tundsin väga hästi tehnoloogiad ja mitte ainult see, et kuidas Outlooki ja Teamsi kasutada, vaid ka see, et kuidas seda seadistada. Et kõige parem, mis mind aitas, oli see, et ma läksin admini juurde, istusin tema lauda taga, kuule näita mulle seda teist kolmandat, et mis kõik need võimalused on. Ja pärast, kui sa satud näiteks sellise koosolekule, kus langetatakse otsuseid väga kiiresti, siis sul on võimalik juhtida ootusi, selgitades, aga see lahendus meil ei lähe käiku sellepärast, et teeme hoopis siin niimoodi, sest see võimalus meil on juba olemas ja niimoodi sa saad nende selliste tehnoloogiatega, mis on Microsofti platvormid, kus on põhimõtteliselt, sul on instrumendid, mida sa saad seadistada, et selliste tehnoloogiatega sa saad need õiged otsused vastu võtta. Et need oleksid põhimõtteliselt nagu nii-öelda 2 sammu ees oma kogemuse ja teadmisega sellest. No ma tahan öelda, et tehnilised teadmised on abiks. Okay. Sest mina alguses olin lihtsalt äriprojekti juht ja tundsin suurt huvi tehnoloogiate vastu ja siis hiljem see mind aitas korralikult. Ja ka muudatuste puhul need muudatused on ikkagi puudutavad inimesi, inimestel on küsimusi ja kui sa valdad teemad, sa oled enesekindel, sa oled kõneisik, siis sa saadki seda õiget sõnumit kohale viia, kui sa tunned teemat väga hästi. Okei. Ehk siis põhiline, et saa aru, mida sa nii-öelda müüd. Jah. Okei. Ma vaatan küsimusele, meil kuulajatelt ei ole tulnud.
Ma eeldan, et kõik, mis sa rääkisid, oli väga selge ja inimestele jõudis hästi kohale. Aga mina omalt poolt tänan sind, et sa leidsid selle aja ja tulid seda kogemust meile jagama. Ma põnevusega ootan, mis on need uued ja järgmised transformatsioonilised muutused digitaalse töökoha osas, mille osas me saaksime võib-olla tulevikus veel rääkida. Aga aitäh! Aitäh!